Ja võib-olla kõigepealt räägiks natukene, mis firma see selline FLIR on, mida me teeme. FLIR Systems Estonia on FLIR korporatsiooni tütarettevõte, kontsern ise on peakorteriga Ühendriikides, Ameerika Ühendriikides, Oregonis ja valmistab seire- ja mõõteseadmeid. Umbes pool käibest tuleb Ameerika Ühendriikides põhiliselt ka Rootsist kaitsetööstusest ja teine pool on siis tsiviilotstarbes. Meie oleme ka seal tsiviil poole peal. Ja FLIR Systems Estonia on FLIRis tootmisüksus. Ehk meie oleme puhtalt tootev tehas. Meie ise ei müü, kuigi meie saadame meie valmistatud kaamerad üle maailma laiali meie edasimüüjatele. Tellimused saame Euroopa müügikeskusest Belgiast ja täpselt nii edasimüüjad on üle maailma, ka Eestis. Ja Eestis on FLIR aastast 2007, võib-olla isegi natukene varem, sellepärast et ka minu kokkupuude FLIRiga algas juba aastal 2005, kui me olime sellise firmaga nagu Nolato FLIRile allhankija. Meie põhiäri oli siis plastmassist, ütleme telekomi, mobiiltelefoni korpuste valmistamine ja FLIR oli meil üks väike klient sellise alla 10% osalusega. Aga kuna mobiiltelefonide valmistamine Euroopast ära kolis, siis ei olnud mõtet Nolatol ka Tallinnas tehast püsti enam hoida. Ja otsus tuli siis tehas sulgeda, samal ajal FLIR otsis uut tootmiskohta väljaspool Rootsit. Ja nii me siis 11 leidsimegi. Alustasime 22 inimesega aastal 2007. Praeguseks hetkeks eelmises aastal jõudsime siis käibeni umbes 30 miljonit eurot. Kommentaariks võib-olla nii palju, et see ei ole meie jaoks jaemüügi käive, kuna me oleme kontserni tootmisüksus, siis on kontserni sisene müügikäive transferhindade alusel. Ja töötajaid on 60. Miks meil oli vaja uut hoonet ehitama hakata? Siiamaani kasutasime renditud tootmispindu, mille me pärisime, nii võib öelda, endiselt firmalt Nolatolt. Ehk jätkasime samadel rendipindadel, vähendasime, andsime omanikule tagasi umbes 2/3 nendest rendipindadest ja alustasime seal tootmist. See hoone, ehk see peaksite enamus teadma, Peterburi T81 vana Salvo või vana HTM-i maja, kasutasime sealt siis ühte nurgakest. See hoone oli projekteeritud hoopis teistsugusele tootmisele, oluliselt kõrgem ja praeguseks on ta nüüd ka juba tehniliselt vananev. Kuigi kunagi aastal 87 oli ta võib-olla Tallinna üks kõige kenamaid ja modernsemaid tootmishooneid. Lisaks sellele, et meil kasvavad tootmismahud nüüd järjest, on uutel kaameratel ka järjest kõrgemad nõuded tootmise puhtus. See tähendas seda, et me pidime kogu oma tootmise tegema, kuidas siis nüüd öelda, ruumis. Ehk me ehitasime suurde ruumi sisse väikesed ruumid, mida me suutsime puhtad. Ja ülejäänud see ruum, kõik, mis meil ümber nende väikeste ruumide oli tegelikult meie jaoks kasutu, ehk seda me ainult kütsime ja praktilist kasutust see ruum ei saanud kuidagi leida. Väga halb oli ka juurdepääs transpordi. Et kuna me kasutasime sellest majast ühte nurka, siis tegelikult kogu meie kaubad, nii sisse kui välja tulevad kaubad liikusid läbi selle sama hoonekompleksi parkla. Ehk meil tuli mitmel korral juhusid selliseid, et parkla lihtsalt oli kinni pargitud. Kuna seal ei olnud meie töötajad, ainult see oli suur rendipind, siis inimesed lihtsalt parkisid ja jätsid nii napi maa sisse, et sealt oli sõiduautoga võimalik läbi pääseda. Meie kaubaautod läbi ei pääsenud, hoolimata sellest, et meil oli kõik tähistatud märkidega. Inimesed lihtsalt ignoreerisid neid märke. Ja samuti oli ka väga halb oli siselogistika, sellepärast, et kuna me samast uksest pidime praktiliselt tooma sisse kõik oma komponendid, viima välja valmiskaamerad, siis see tootmise voog oli risti-rästi või võimaldas tekitada igasugustel segadustel, nii et ka see oli meie jaoks päris suur probleem.
Ja siit on natuke näha, kuidas on muutunud meie Tallinnas tehtud kaamerate kogused üle nende aastate, alates siis 2008 kuni siis selle aastani, nii et kui me alustasime siin kuskil 4500 kaamera pealt, siis selleks aastaks see kaamera kogus on kasvanud umbes 10 korda. Kusjuures tootmisruume me sellel ajal oleme laiendanud, Vanasoones laiendasime umbes võib-olla 2 korda. Lihtsalt lühike ülevaade, milliseid infrapunakaameraid me praegu toodame. Erinevad tooteperekonnad, 4 põhilist tooteperekonda. Selle aasta lõpuga lisandub 1, järgmise aasta alguses veel 1, nii et siis toodame 6 erinevat infrapunakaamerate tooteperekonda. Eestisse jääb edasimüüjate kaudu suurusjärk võib-olla 0,5%. On mõningaid meeldivaid erandeid kogustes, näiteks meie toodame tuletõrjujatele infrapunakaamerat ja meie toodetud kaamera oli see, mis võitis eelmise aasta kevadel Eesti Päästeameti konkursi, nii et üks esimesi suuri siis pakkumisi, 95 kaamerat läks Eesti Päästeametile. Et praegu peaks olema igas tuletõrjekomandos vähemalt 1 meie valmistatud infrapunakaamera. Aga kui rääkida Fliiri osast, Flir Estonia osast kogu kontsernis, siis me ei olegi nii väga väike tegija. Kui meie osa on siin graafikul näidatud punasega, siis see on nüüd rahalise väärtuse järgi. Siis me oleme kindlalt teisel kohal kontserni tootmises, aga kui me läheme veel edasi koguste järgi, ehk tükiarvu järgi, siis meie toodetud kaamerad on Fliiri kontserni infrapunakaameratest ehk mõõtvatest termokaameratest praktiliselt 80% viimasel ajal. Ja oli huvitav võimalus näha paar nädalat tagasi ka globaalset turuanalüüsi viimaste aastate kohta, tükiarvud, kui palju seda turgu üldse tükiarvuliselt hinnatakse. Sellise turu-uuringu firma nagu Maxtec kohta ja tehes kiire tagasiarvutuse, siis leidsin, et kui võtta tükiarvu, siis Tallinna tehases peaks valmima maailma infrapunakaameratest umbes 27% eelmise aasta. Nii et tükiarvult me oleme ka suhteliselt suur tegija. Nii, uuest tehasest natukene. Aga võib-olla ühe tingimusena veel ka, miks pärast me hakkasime ise ehitama, miks me ei rentinud, miks me ei ostnud. Sai ka see tsükkel läbi tehtud. Käisime, vaatasime siin erinevaid pindu, mida pakuti kas rentida või müüa ja kahjuks tootmisele, kui minna natukegi spetsiifilisemate nõudmiste juurde, siis Eesti rendipindade turg on ikkagi väga väike. Et arendajad, kes arendavad tootmist või tootmise hooneid, teevad, nende põhisuunitlus on tegelikult müügiesindus, kus on laopind, mis on minimaalsete vahenditega ehitatud, pluss väike kontor. Ja nende ei puhtuse nõuded, ei küttesüsteemid, elektrivarustus ei vastanud absoluutselt sellele, mida me tahtsime. Sellepärast, et meil ka, kui me hakkasime rääkima kontsernis soovist ja tahtmisest siia uus tootmishoone teha, öeldi, et aga ostke midagi, et miks te hakkate ise ehitama, miks te näete sükest vaeva. Aga tuli ära tõestada, et jah, tõesti turu peal ei ole võimalik midagi osta või selle, mida ostad, selle ümber tegemine läheb praktiliselt võrdväärse hinnaga kui uue hoone ehitamine. Ja nii õnnestus siis lõpuks ära tõestada ka, et me siiski peame võtma selle raske tee ette ja hakkama seda tootmishoonet ise ehitama. Ja andmed on siis praegu sellised, et krunt on umbes 14 000 ruutmeetrit ja ehitasime sinna peale esialgu tootmishoone, mille pindal on 4300 ruutmeetrit, millest tootmisruume on umbes siis 1700 ja ladu umbes 1000 ruutmeetrit. Ja planeeritud on see
umbes 100 inimesele tootmises ja kuni 30 inimest siis kontoris, mis sisaldab siis insenere, ostuosakonda ja kõike muud. Jagasime siis oma tehase 4 koostamisruumiks ja 1 siis, kus me toodame elektroonika kooste. Ja kõik on siis ESD kaitstud tootmisruumid ja vastavad 100 000 klassi puhasruumide nõuetele. Ja oli muidugi minul meeldiv kunagi, kui me neid erinevaid krunte käisime vaatamas koos kontserni juhtkonnaga, mis me olime nende jaoks nagu ütleme siis nii ette söötnud või välja valinud, siis kuulata sellist kommentaari, et aga võtke see suurem, et jätame väikse varu ka. Meil ei saanud muidugi sellele midagi vastu olla, et praegu on siis võimalus selline, et me saame sama suure tootmishoone selle krundi peale lisaks ehitada, kui vajadus tuleb. Mõningad nõudmised, mis meil olid erilised nõudmised sellele tootmishoonele, et kõikides koostamisruumides ja ka elektroonika tootmise ruumis peab olema siis ESD kaitse, puhtuse nõudmise ja samuti ka ESD jaoks peab olema kõrge suhteline õhuniiskus. Ehk me hoiame seda orienteeruvalt 40% juures. Peab olema kasutatud materjale, mis võimaldavad umbes 100 000 klassi puhasruumi. See 100 000 tähendab seda, et 5 mikronisi tolmuosakesi võib olla kuni 100 000 ühes kuupjalas, see on selline kaval mõõte standard. Ja õhu liikumist tahtsime hoida suhteliselt minimaalsena, et mitte keerutada seda tekkivat tolmu ruumis ringi. Õhuvahetus samas peab olema küllalt intensiivne, et tagada selle õhu liikumine läbi filtrite. Ja kuna me teeme ka temperatuuri mõõtmiseks seadmeid, just infrapunakaameraid, siis nende kalibreerimine nõuab seda, et meil tootmisruumides peab olema stabiilne temperatuur +-2 kraadi, et tagada selle mõõtmise täpsus. Ja siis tuli meil poole ehituse pealt veel üks üllatus, mida me ise ei olnud planeerinud, aga kuna kontsernist tuli selline nõue, et me peame varustama oma uue tootmishoone sprinklersüsteemiga, mis vastab Ameerika Ühendriikide NFPA standardile. Eesti Päästeameti nõuded sellisele tootmisele ei näe sprinklersüsteemi vajadust üldse ette. Ja Euroopa standardi järgi oleks olnud oluliselt lihtsam. Eestis selgus, et on olemas tõenäoliselt üks firma, meie rohkem ei leidnud, kes suudab selle standardi järgi sprinklersüsteemi projekteerida. Ja see tähendas ka seda, et me pidime suurendama enda krundile veetrasside läbimõõtu, et vältida mitmekümne kuupmeetrist mahutit veereserviga. Ja kokkuvõttes võib öelda, et see sprinklersüsteem läks meil maksma umbes 10% kogu selle investeeringust. Selle tasuvusaeg, ma arvan, on piisavalt pikk, et seda mitte majanduslikuks pidada. Aga kuna nõuded olid sellised, siis me neid järgisime. Loomulikult, kuna me selle krundi saime suurema planeeritud, siis nägime ka võimalust, et kuhu me siis edaspidi seda uut hoonet sinna kõrvale hakkame ehitama. Ja kindlasti ka soovitus, et ka meie alguses ei ehitanud kõiki neid või plaaninud ehitada kõiki neid koostamisruumi lõpuni välja, kuna me ei teadnud veel, millised projektid sinna tulevad. Siis me elektri, suruõhu ja muu varustuse tegime siinidena ruumi, et meil oleks sealt lihtne võimalik laest alla tuua nii elektriühendusi, suruõhuühendusi, mida meil veel vaja on süsteem. Ja selle mõttega siis hakkasimegi pihta oma ehitusega. Esimene asi, millega me põhjalikult pihta hakkasime, võtsime suure hulga puudulist paberit ja hakkasime joonistama visuaalselt, millist tootmishoonet layouti me tahaksime logistika. Nii et see on üks nendest esimest, päris küll mitte esimene, me pöörasime seda hoonet veel. Kuna vahepeal tuli mõte, et võiks ju ka ilmakaari jälgida, et kas meil office hakkab suvel väga palavaks minema või mitte, nii et me pöörasime oma tootmishoonet 90 kraadi, mis tundub, et vist oli hea mõte. Ajalooliselt algas meil see EPPA
2011 algus, kus me tegime esimese ettepaneku kontserni, et meil sellised mõtted on, et kas leida toetust sellele. Ja läks üle aasta aega, kuni kontserni juhtkond otsustas siis selle investeeringu meile lubada. Kaasa aitas ka see, et kontserni nõukogu Ühendriikidest käis Euroopa tuuril, külastas siin erinevaid kohti, kaasa arvatud Tallinnat, nii et neil nagu oli võimalus oma silmaga veenduda, mis siin toimub, ja eks me olime tolleks ajaks saavutanud ka küllalt hea võib-olla maine kontsernis kui tootmiskoht. Märtsis siis eelmisel aastal oli meil see krunt valitud ja ostuleping alla kirjustatud. Krunt on siis Tondiraba tööstuspargis Tallinnas. Meie ei ole selle krundi kahjuks küll esimene omanik, kes selle linna käest ostab. See krunt oli ennem juba 2 omanikku näinud vahepeal, kes olid siis kas alguses plaaninud selle osta, kas siis võib-olla investeeringuna üldse. Eelmine omanik oli alustanud isegi ehitust, vundamendi auk oli valmis kaevatud. Nii et kui meie selle krundi saime, see oli kena väike tiik partidega, mis ta oli paar aastat seisnud sellises olukorras. Ehituskonkurssi kuulutasime välja novembris 2013. Selleks ajaks olime palganud juba endale konsultatsioonifirma, kes meil seda projekti juhtis, kes kuulutas välja siis ehituskonkurssi. Küsisime pakkumised 8 firmat. Oma üllatuseks leidsime, et meie dokumentatsioon oli vist päris hea olnud, selleks ajaks oli ka maja projekt valmis, et esimesed 4 pakkujat olid 2% sees ja kõik 8 hajusid siis 17% hinna sisse, nii et üldiselt võiks öelda, et üsna täpselt pakutud. Naljakas oli muidugi see, et ega me ei vaadanud ainult koguhinda, all lõigud erinesid firmade kaupa tunduvalt rohkem kui lõpphind, nii et miskipärast oskasid 4 firmat üsna ühte auku siis selle lõpphinna välja pakkuda. Ja valisime siis välja endale partneri. Need olid siis esimesed meie joonised, mis me saime siis meie projekteerimisbüroolt. Ja see aasta 6. veebruaril siis läks kopp maasse. Alustati siis ehitustöödega. Mõned pildid, kuidas see ehitus kujunes. Märtsiks olid siis esimesed vundamendi kannud olemas ja 16. aprill sai siis pandud ametlikult nurgakivi. Selleks ajaks siis oli vundament ja esimesed talad paigas. Ja nii ta kujunema hakkas. Ehitajale ja meile kindlasti oli kõige raskem oli maikuu, kuna oli väga vihmane periood, siis katust kui sellist alguses olid ainult plekiga kaetud, vihm tilkus läbi veel, samal ajal betoonitööd all juba käisid, nii et ehitaja vahetas välja praktiliselt 4 betooni pealiskihti, mille lihtsalt peale tulnud paduvihm ära rikkus. Just selle tõttu, et ta tuli tilkadena ja jugadena sealt katuse vahelt sisse, millel ei olnud võimalik veel hüdroisolatsiooni teha, kuna vihma pidevalt sadas. Ja teine suurem probleem oli sellega, et sandwich-paneelide tarnija esimene, kes oli valitud, toimetas kohale paneelid, mille kvaliteed ei kannatanud kriitikat. Ehk nad olid lainetasid, olid lohke täis ja need paneelid ehitaja siis saatis tagasi ja vahetati tarnija. Eks meie jaoks see muidugi tähendas mingisugust ajakiulu, aga õnneks ehitaja suutis selle küllalt operatiivselt vahetada. Siin on näha ka natuke neid veeloike, mis meil siin tsehi põrandal tollel ajal olid. Tollel ajal võib-olla oligi kõige murelikum see olukord selle ehitusega. Juuli lõpus hakkas asi juba natuke paremat malli olema, ehk katus juba pidas, sai hakata juba tegema sisemisi võrke. Siis tekkis juba ka usk, et me suudame enam-vähem siiski oma graafikus olla. Graafik oli esialgne selline, et me saame alustada kolimist augusti alguses ja ehitaja lõpetab septembri alguses.
Tegelikult võib juba öelda, et me kolimist alustasime 18. augustil, nii et võib-olla umbes 3 nädalat jäime hiljaks, mis oli osalt tingitud ka meist, kuna meil ehituse ajal paar nõuet olid juurde, me tegime natuke rohkem, kui alguses plaanis oli. Ehitasime välja 2 tootmisruumi, mida me alguses plaanisime jätta ainult seintena, kuna me saime juba teada, et uued projektid tulevad meile, nii et viisime need ka lõpuni. Ja võiks öelda nii, et oktoobri alguseks oli maja valmis peale väikeste selliste täiendavate tööde. Ja nagu juba siin ennem sai mainitud, siis pidulik avamine oli eelmisel kolmapäeval. Tööd alustasime uues ettevõttes tegelikult pisitasa juba septembri keskpaigast esimeste liinidega. Paralleelselt käis teiste tootmisliinide ületoomine, õnneks ei olnud kaugele tulla üle tee lihtsalt. Aga pidasid vastu need valmistoodangu puhvrid, mis me endal suvel ette ehitasime üsna täpselt, nii et kliendid praktiliselt ei tundnud seda, et meil kolimine oli, tootmine ei katkenud, loomulikult sellega oli seotud lisakulud, ehk suvel me palkasime lisaks inimesi, kasutasime ajutist tööjõudu, loomulikult materjali hulk laos oli oluliselt kõrgem, nii et me tegime ette umbes 1 kuu eeldatava müügikoguse lattu endale ja see läks ka nii päris täpselt, et oktoobri teiseks pooleks oli nii, et mõnda mudelit oli juba kõhe tunne, et kas jätkub või mitte. Peaaegu jõudsime täpselt nulli sellega. Ja praegu siis sisemised vaated on nüüd sellised, et nagu näha, ka seest kasutame suletud lage ehk ka sisemised ruumid on kõik metall sandwich, et teda oleks kerge puhastada, põrandad on voolujuhtivast maandatud epoksist. Jah, ventilatsioonisüsteemid, nagu ma enne mainisin, küllalt intensiivsed. Küttesühtes kasutame vesipõrandakütet tootmisruumides. Kontorites on radiaatoriküte. Ja küttesüsteem oli meile detailplaneeringuga ette antud, ehk me kasutame tsentraalkütet, nii et selles Tondiraba tööstuspargis ei ole lubatud kasutada iseseisvat kas maakütet või muud, et kuna see on Tallinna rajatud tööstuspark, siis see on nende ettekirjutus. Mõned kogemused. Et tasuks alati ikka planeerida väikse varuga, et kindlasti ehituse ajal tuleb mingeid uusi mõtteid, tuleb mingisuguseid möödarääkimisi, nii et soovitus vähemalt 6 aega jätta endale sellist strateegilist varu. Siis muudatusi ja täiendusi tuleb ka igal juhul, et ei tasu olla nii optimistlik, et me teeme täpselt seda, mida me alguses mõtlesime. Kindlasti on ka mingisuguseid erinevusi projekti käigus. Ja üks asi, mida ma tahaks kindlasti rõhutada, et ettevõtte seadmete või tootmise seadmete ja siselogistika, seda ei ole kellelegi delegeerida. Et võib võtta konsultandid ja kõik muu, nemad saavad olla ainult toetav jõud, aga selle otsuse, kuidas seadmed paigutada, kuidas liigub siselogistika, see tuleb ikkagi oma peaga välja mõelda. Seda väljaspoolt tavaliselt keegi teine ei suuda paika panna. Ja kindlasti tuleb näha ette ka enda ettevõttes see sisemine ressurss, omad inimesed, kes selle ehitusega tegelevad. Abi kindlasti endal tavaliselt kellelgi sellist ehitaja kogemust ei ole, et seda projekti ise juhtida saada. Kindlasti tasub võtta selle peale konsultatsioonifirma, aga sellest ei piisa. Peab olema endal ka meeskond, kes seda, ütleme siis, tellija poolset kooskõlastamist kogu aeg toimetab ja kes suhtleb selle konsultatsioonifirmaga. Meil läks hästi, meil oli see põhigrupp, oli 3 inimest ja vajadusel kaasasime ka siis teiste osakondade inimesi, kui olid midagi konkreetselt neid puudutavad küsimused. Aga samas on ka soovitus, et see grupp, mitte seda gruppi paisutada väga suureks, siis läheb, ütleme nii, seda auru tuleb palju rohkem sinna sisse ja otsuste tegemine hakkab viibima, et uue hoone ehitamine on kõigile väga huvitav kogemus ja kõik
kindlasti keegi ei jäta oma mõtteid selles osas vaka alla, kõik tahaksid, kõigil omal on mingi ideaal, mille poole pürgida, aga selles mõttes jah, võib-olla kolme inimese grupiga tundus see oli paras, et samas võib-olla üksi, nagu ma tundsin, oleks see vastutus olnud võib-olla natuke liiga suur, et 3 tundus minule paras, isegi siis, kui 12 ka kohal olid kogu aeg. Ja üks asi, mis on ka oluline, et ei tasu eeldada kunagi, et ei ehitaja ega projekti konsultant või keegi teine loeb mõtteid, et sellised väga elementaarsed asjad tuleb fikseerida ära. Et mõningaid möödarääkimisi oli meil ka, õnneks küll mitte väga suuri, aga võib-olla mõned sellised huvitavamad tooks välja, et kui meie rääkisime ehitajale, et kui suuri tsehhi uksi me tahame välisukse, et seadmeid sisse, siis meie rääkisime ukse avast, et nagu kus me seadmed sisse tahame saada. Aga ehitajal on a priori, nemad mõtlevad seda ava, kuhu nad ukse sisse panevad. Ehk raamide vahe tekkis vahele ja pärast tuli välja, et meie seadmed mahtusid 2 sentimeetrise marginaaliga sealt uksest sisse, nii et tõstukijuhil oli suhteliselt täpne töö, aga õnneks läks niipidi, mitte teistpidi. Ja mõningaid selliseid väiksemaid asju veel, aga neid tuleb, nii et sellest ei tasu stressi minna, see tuleb lihtsalt ehitaja ja partneriga võimalikult korralikult ära vahendada. Jah. Üks asi, millest me saime hooldusfirmadest vastu päid ja jalgu, et seadmed läksid küll tehnilistesse ruumi ära, aga nende hooldamine on suhteliselt akrobaatiline töö, nii et sinna ümber jäi ruumi natuke vähe. Ja mis oli ka üllatus, Metal Sandwich, ja läksime proovisime, sees mobiililevi puudus. Nii et ei osanud arvata, kuna me ka siiamaani olime metallkarkassiga ettevõttes, kus ei olnud mingisuguseid probleeme mobiilileviga, siis selles hoones puudus mobiililevi. Ja õnneks EMT tuli, või Elion tuli vastu ja pani need repeaterid üles kiiresti, aga nüüd me soosime kindlasti ainult ühte operaatorit tänu sellele. Ja ka üks hea asi, planeerige üks kolakamber ka, et ikkagi tekib igal pool tootmises ja kõiges muus seadmeid, mis on kas ajutiselt maha võetud või midagi panna, need tuleb ka kuhugi panna. Meil oli päris tugev kodusõda, et kas need peavad nüüd lattu panema või tuleb need tootmise nurka panna, et see kippus olema selline edasi-tagasi lükkamine. Aga kiiresti veel tulemit, nii et kui me võrdleme 30 aasta amortisatsiooni rendiga, siis esialgne tulemus, et me võidame kuskil 5-60% ruutmeetri kohta. Küttekulud väga nüüd lühida perioodiga ruutmeetri kohta umbes 20% võitu ja lahendasime ära kõik need probleemid, mis meil selle või uue hoone tegemise jaoks ka püstitasime. Ja sellised olid meil siis partnerid. Nordprojekt projekteeris, Ahtiväin Konsult oli ehitusjärelevalve ja Nordecon oli ehituse peatöötajad. Järjest keerulisemaks läheb leida insener. Et me loodame, aga võib-olla natuke on olnud selle uue tootmishoonega seoses siin uudistest läbi jooksmist, et korraldasime kevadel ühe tootmisinseneri otsimise ja selle olime sunnitud lugema läbikukkunuks, kuna ei leidnud ühtegi sobivat kandidaati. Loodame nüüd lähinädalatel järgmist kord üritada, loodame, et siis leiame sobiva inimese. Taust Nolatoga, kus meil oli oluliselt rohkem inimesi ja kust me põhituumikut oleme nagu ka Fliiri üle võtnud, siis tavaliste operaatorite, koostajate leidmisega ei ole siiamaani probleeme olnud, isiklike soovituste põhjal tuleb inimesi. Te teete praegu tsiviilotstarbeks neid infrapunakaameraid, et teadupärast Fliir toodab ka ju militaarotstarbeks. Kas siis termo- või infrapunakaameraid, et kas on lootust, et mingil hetkel neid ka Tallinnas tootma hakatakse? Ütleme nii, et esialgu vähemalt lõpptoodangut teha ei ole plaanis, sellepärast, et see on nüüd täiesti sisenemine uude maailma. See nõuaks küllalt palju erinevaid verifitseerimisi ja ka, ütleme siis, litsents ja sellega tegelemine ei ole mitte nii paari kuu küsimus.
ja esialgu on ka kontserni suund olnud just selline, et hoida need kaks tootmisharu suhteliselt rangelt lahus. Nõuded on erinevad, taustad on erinevad, nii et ma arvan, et lähiajal tõenäoliselt mitte. Võib juhtuda küll, et me teeme mõningaid elektroonika osi või trükkplaatide komplekteerimist, koostamist, aga vaevalt, et lähiajal lõpptooda. Hästi, aga suur tänu! Aitäh!